Nii et nii on, meil on näiteks Kunda lähedal on Kunda järve asula ja tegelikult kui me hakkame kiviajast peale, siis on hästi oluline rääkida just ka Kundast, sellepärast et Kunda, see avastati ikkagi 19. sajandi 70. aastatel ja ta avastati juhuslikult, aga siis sealt tuli välja ikkagi väga haruldasi huvitavaid leide, need pälvisid sellist laia tähelepanu juba 19. sajandil ja selle järgi on siis kogu see kõige esimene siis inimasustus ja selle jäljed on saanud nimetuse Kunda kultuur. Ja kui me vaatame nüüd laiemalt, siis Kunda kultuur, see on mitte ainult Eesti alal, tähendab, see on ka siis Läti alal ja see on ka siis Leedu alal ja ulatub veelgi kaugemale, ka ida poole Peipsi järve osaliselt. Seal me täpselt piiri ei tea, aga ka Soomes on märke ja tõenäoliselt on ka Karjalas ja nüüd kui me püüame siis Pulli asulat paika panna, siis põhimõtteliselt Pulli asulat loetakse ka Kunda kultuuri kuuluvaks. Aga võib-olla siin tekib kohe küsimus, et mis asi see kultuur on, tänapäeval meil on kultuuri mõiste ju hoopis teine. Aga arheoloogid nimetavad siis kultuuriks siis teatud muististe rühma, kus on sellised sarnased esemed, kus on asulates suur sarnasus, ilmselt ka elatusalad on olnud väga sarnased ja kas nad nüüd rääkisid ka ühte keelt? Seda me kahjuks muidugi kindlalt öelda ei saa, kas nad nüüd etiliselt pidid alati väga lähedased olema, seda me ka ei tea. Väga paljud arheoloogid veel ka arvavad, et tõenäoliselt ka etiliselt olid lähedased, sellepärast et nad suhtlesid omavahel väga tihedasti ja siis seetõttu, kui keel oli sarnane, siis ka mõisteti üksteist. Kuidas see teada on, et nad suhtlesid omavahel? Seda näitab kas või... Sealt Kundast ja Pullist? Ütleme, ma rääkisin, et Kunda kultuur on väga laialdasel territooriumil, eks ole. Ja siin on nüüd siis teatud esemeid või teatud materjali, millest need esemed tehtud on, tähendab, need ei pruugi olla alati kohalikud, vaid on kusagilt mujalt pärit. Ja Pulli puhul on ju täiesti selge, Pulli puhul on, et esimesed asukad on tulnud kusagilt lõuna poolt, võib-olla sealt Lõuna-Leedust või Valgevene alalt, sellepärast et Pullis on mitmeid esemeid, mis on valmistatud siis tulekivist, aga sellisest tulekivist, mida Eesti territooriumil ei ole ja mida leidub ainult siis seal Lõuna-Leedus või siis Valgevene alal, see on selline must, hästi kvaliteetne tulekivi. Ja see näitab, et nad on omavahel suhelnud. Muidugi see suhtlemisteema nüüd, ütleme, järgnevatel kiviaja perioodidel tuleb veel tunduvalt paremini esile. Seal nüüd Kunda kultuuri ajal meil nii palju märke muidugi ei ole. Kas arheoloogid on kõik ühel meelel selles praeguseks, et millal siis Pullis esimesed inimesed elasid ja või Kunda kultuuris üldse? Sest tegelikult need arvud on natukene teistsugused kui minu ajal koolis õpitud arvud, numbrid. Jaa, täiesti hea küsimus. Meil on arheoloogia, eks ole, uurib ju hästi pikka perioodi. Uurib ikkagi kogu seda esiajalugu, ütleme 90% Eesti ajaloost on arheoloogide uurida, aga arheoloogide arv ei ole nii suur, nii et meil neid kiviajaga tegelejaid on ju suhteliselt vähe. Aga need, kes kiviajaga tegelevad, nad on omavahel arutanud ja omavahel kokku leppinud ja nii, et siin nüüd ei ole nüüd mingit erinevust. Miks need dateeringud on nüüd muutunud? Dateeringud on muutunud sellepärast, et teadus on üldiselt arenenud ja nüüd on osatud juba täpsemalt dateerida. Pulli puhul ka, näiteks 10 aastat tagasi siis loeti, et Pulli asula pärineb kusagil 8. aastatuhande keskpaigast enne Kristust. Praegu 9. aastatuhande algusest, tähendab, vahe on 1500. Ja see on nüüd tänu, siis ütleme, ühe dateerimismeetodi, siis see on radiosüsiniku meetodi siis arengule. Nimelt varem arvati, et siin atmosfääris on selle raadsüsiniku hulk kogu aeg ühesugune, aga nüüd need täiendavad uuringud on näidanud, et see on ajas muutunud ja siis on neid võimalik
neid varasemaid dateeringuid nii-öelda kalibreerida. Ma arvan, et ma ei hakka neid keerulisi mõisteid siin lahti seletama. Ja seetõttu on, ütleme, need kiviaja, need dateeringud, need on läinud kõik tunduvalt varasemaks. Hilisema, ütleme, rauaaja ja seal need dateeringud nii palju muidugi muutunud ei ole. Aga üldiselt on, kuna meil arheoloogid ikkagi tegelevad asjaga väga tõsiselt, nad on tõsised inimesed ja ega nad nii väga kergekäeliselt ja umbropsu siiski oma uusi nii-öelda hüpoteese välja ei paiska. Ja selles suhtes, praegu on meil nüüd kiviajaga kõige agaramalt tegeleb siis Aivar Kriiska, mu kolleeg, ja tema on ikka väga tõsine inimene selles mõttes, et me peame teda uskuma. Praegu me oleme oma kultuuridega kiviajas, sest muinasaeg tegelikult, kui nüüd täpsem olla, siis jaguneb erinevateks aegadeks. Et kiviaeg oli see kõige pikem ja kõige tumedam meie jaoks, võib nii öelda. Arheoloogi jaoks kindlasti ta ei ole tume aeg. Oi, on arheoloogi jaoks ka. Sellepärast, et kiviaeg ta ju kestis Eesti territooriumil väga pikalt, algas peale 9. aastatuhande algus enne Kristust, eks ole, ja siis lõpeb siis, kui algab peale pronksiaeg. Praegust dateeringut järgi algab pronksiaeg peale kusagil 1800 enne Kristust, nii et 7000 aastat meie ajaloost moodustab see kiviaeg ja 7000 aastat ikkagi on siin elatud ja loomulikult tähendab see 7000 aasta jooksul on elu arenenud, see pilt on tunduvalt kirjum, aga kuna kiviaeg on niimoodi, et me teame ju suhteliselt vähe, selle 7000 aasta kohta võib-olla tuleb siin paarsada, isegi võib-olla vähem, ütleme umbkaudu, ütleme paarsada muistist ja nendest ka on tegelikult suur osa on alles viimasel ajal leitud, neid kõik ei ole põhjalikumalt veel arheoloogiliselt uuritud. Nii et kiviaja puhul ma näen küll, et tegelikult iga uue muistise uurimine võib anda väga palju uut informatsiooni juurde. Kui me vaatame kas või näiteks seda 7000 aasta pikkust perioodi, seda jagatakse veel kaheks, on siis keskmine kiviaeg ehk siis mesoliitikum, see on see Kunda kultuuri ajajärg, siis tuleb noorem kiviaeg ehk neoliitikum, see algab peale kusagil umbes 5000 enne Kristust ja vaat nüüd nooremal kiviajal, seal on neid erinevaid kultuure juba terve rida. Ja miks neid on nüüd terve rida, on sellepärast, et meil loetakse selle noorema kiviaja alguseks, loetakse siis keraamika kasutusele võttu. Tähendab, hakati valmistama savipott. Aga kui nüüd, ütleme, neid tulekiviesemeid või luuesemeid, mida omal ajal kasutati, neid nüüd ju niisama asula territooriumile eriti vedelema ei jäetud. Küll aga kui üks savipott läks puruks, siis jäid killud maha. Ega nende killudega suurt midagi teha ei olnud. Muuseas, kuigi nüüd kõige vanemate savinõude juures on küll märgatud ka seda, et neid on üritatud parandada. Tähendab, on võib-olla mingi pragu sisse tulnud ja siis on selle prao kõrvale on siis puuritud väikseid augukesi ja tõenäoliselt on siis üritatud nööriga kinni siduda ja võib-olla mingit vaiku vahele pandud. Aga enamasti muidugi savinõusid siiski parandatud ei ole, neid jääb nüüd maha tunduvalt enam, tähendab nüüd arheoloogidel on leide enam, peale selle nüüd savinõude puhul on ju nii, et seal siis on kasutatud mitmesugust ornamenti. Ja võt nüüd on võimalik selle ornamendi põhjal siis leida neid erinevusi ja peale selle siis vaatame ka savinõude koostis ja põletusastet ja see igastahes nüüd annab seda informatsiooni tublisti enam. On võimalik eraldada erinevaid selliseid keraamikatüüpe, erinevaid kultuurirühmi, nii et nüüd näiteks kui hakkame pealegi rääkima sellest neoliitikumist ehk siis nooremast kiviajas, siis esimene keraamika, mis siia jõuab, seda nimetatakse Narva keraamikaks ja nüüd on kohe kasutusel võetud ka Narva kultuuri mõiste. Siis tähendab, et Narvast leiti midagi? Jah, Narva lähedalt leiti esmalt seda keraamikat, õigemini seda keraamikat siis
siis meie vanema põlve arheoloog Lembitjanit siis hakkas omaette keraamikatüübina välja eristama ja siis leiti taolist keraamikat, sarnast